Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub mul päästearmees siin Balti jaama lähedal. Täna mul on abiks ka Renno Rannamäe. Ma tutvustan Renno Rannamäe. Renno, kuidas sina oled siis seotud selle päästearmeega, kus me täna oleme? Mina olen päästearmee Tallinna koguduse juht. Ja olen siis siin igapäevaselt teenindamas neid, kellel on probleemid riietega või on toiduga, aga samas ka siis vaimulik juht sellele kogudusele ja sellele piirkonnale. Koguduse juht, päästearmees, siis me oleme nagu kirikus praegu. Just, oleme kirikus täna. See ruum on siin? See ruum on siin, nagu te näete, siin on laste nimed ja see reedab seda, et me oleme koguduse laste toas, kus toimunud pühapäevakoolid. Siin klaasi taga on üks suur ruum. Jah, seal on kirikusaal, see on vana endine Lembitu kino ja oleme kasutamas seda saali siis täna kirikusaalina. Väga hea, et siis kunagi on selle hoone teinud siis kino jaoks ja nüüd saame siis kasutada koguduse töö jaoks. Absoluutselt. Siit edasi, mõtlesin, ma loen piiblist jupi. Mõtlema, kuhu selle lehe panin siin. Leidsin. Loen piiblist Matteuse evangeeliumist ühe teksti ette. See Matteuse evangeeliumi 25. peatükist 31. salmist. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest. Otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Olin alasti ja te riietasite mind. Olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind. Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind. Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siit sõnumist on aru saada, et aidates abivajajaid me teenime tegelikult Kristust ennast, mida saab teisisõnu nimetada armastus siis Jumala vastu. Kui variserid küsisid Jeesuselt, mis on suurim käsk, siis Jeesus vastas talle Matteuse evangeeliumi 22. peatükis, armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Niisiis abivajajaid aidates me armastame Jumalat ja täidame ka seda esimest käsku, armastame Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega. Ja päästearmee on ka kui selline välja elav koht, et armastada neid inimesi, kes on abivajajad tänaval. Siit edasi ka laulame 2 laulu. Võtame, mis teisel laul oli. Su armu issand imetlema, mu vaese päästsid saab. Kaasa laulda või lugeda. Su armu issand imetlen, mu vaese päästsid saab. Kord olin pime kadunud, nüüd näen ja läinud ma. Siin kartma arm mind õpetas, arm lepitas mind ka. Kui suureks kalliks siis sai arm, kui suutsin uskuda. Nüüd mitmest kohust püüdisest ma läbi läinud siin. Arm kõiges
teiseks lauluks valisin Ma olen väike karjane, mul loodud laul ja keel. Alguseks tehtud ja nüüd jagab meile sõnumit siis Renno, palun. Tere, kallis kuulaja. Minu nimi on Renno ja olen Päästearmee Eestis kopikorpuse juht. Kui sa lubad, siis jagan pisut oma mõtteid, kuid ka ajalugu ning Jeesuse enda öeldud sõnu. Ajalugu selles mõttes, et Päästearmee on asutatud juba päris hulk kümnendeid tagasi. Kui me räägime Päästearmee ajaloost ja tekkest tollases Inglismaal Londonis, siis sellel kõigel oli põhjus, aga ka vajadus. Vajadus selles mõttes, et inimesed olid seal suures hädas oma eluga. Täna tihti me ei suuda samastada ennast nende probleemidega, et kui on puudus toidust, elamispinnast või kas või elementaarsest inimeste vahelisest abist või mõistmisest. Päästearmee asutaja William Booth ise sündis 1829. aastal Nottinghamis, Inglismaal. Tema lapsepõlv ei olnud kerge. Pärast isa surma pidi ta juba 13-aastaselt katkestama koolitee ja asus tööle pandimajja, et toetada oma perekonda. Ja siit pandimajast tegelikult see lugu algabki, sest William nägi seda vaesust, kus inimesed tõid pandimajja oma viimasedki asjad ja tihti ei olnud neil raha nende asjade väljaostuks. See jättis sügava jälje temasse ja samas nägi ta ka kogu Londoni tänavatel toimuvat õudust, mis oli täis vaesust, elukohtade puudumist, nälga, haiguseid ja kuritegevust. Sealsed elutingimused olid suuremal osal inimestel olematud. Williamist sai tänaval jutlustaja ja ta rääkis inimestele tänaval Jumala armastusest ja päästest, julgustades inimesi jätma alkohol ja mängurlus. Ta julgustas inimesi pöörduma mitte ainult oma patuelust, vaid juhtis neid ka kirikusse. Kuid ta ei osanud arvatagi, et kirikud ajavad need samad inimesed välja tänavale ja sulgevad oma uksed nende ees. Mis põhjusel? Neil samadel põhjustel, mis ka tänapäeval on meil kahjuks levinud. Inimene, kes on purjus ja väljakutsuv, räpane ja haiseb, temale kohta kirikus tihti ei jagu. Seega William rääkis, et minge kirikusse, aga kirik ajas nad välja tagasi. Üheti võib mõista inimeste pahameelt, kui su jumalateenistusele tuleb keegi, kes eelpool nimetatud asju teeb
või ei ole väga meeldiva olekuga. Kuid mida siis teha? Kas Jumala armastust pole sellele inimesele siis määratudki? Kas see purjus ja väljakutsuvalt käituv inimene on vähem kuidagi teistest, kel läheb paremini elus ja oskab jutumärkides käituda õigesti? Siin pidi midagi muutuma. Viljan pidi saama inimesed lähedale Jumalale, aga traditsioonilisest kirikust jäi sellest väheseks. Ja 1865. aastal asutas ta koos oma abikaasa Catherine'iga organisatsiooni, mis hiljem sai tuntuks kui päästearmee, inglise keeles Salvation Army. Nende eesmärk oli viia evangeeliumi sõnum ja praktiline abi Londoni vaestele ja tõrjututele. Meie Booth uskus, et tõeline usk peab väljenduma tegudes, aidates näljaseid, kodutuid ja lootusetuid. Meie organisatsiooni moto on siiamaani sama: supp, seep ja sõna. Meie ülesanne on uksest sisse tuleval inimesel kõigepealt kõht täis sööta, seejärel vaadata üle tema hügieen ja riiete vajalikkus ja siis alles rääkida talle Jeesusest ja armastusest, mida Jumal pakub. Meie juhid on öelnud, et väga raske on kuulutada kellegile Jumalat, kellel on kõht tühi ja tal on külm. William Boothi elu ja pühendumus näitavad, kuidas meie elu võib olla abiks teistele ja muuta maailma. Täna on ülemaailmne päästearmee saamas juba 160-aastaseks ja toimetab kokku 134 riigis. Päästearmeelasi on erinevates rollides umbes 1,7 miljonit ja kogu töö seisneb inimeste aitamises, seal, kus on vajadus. Erinevad sotsiaalsed teenused, mis aitavad inimestel leevendada nende puudust ja taastada nende väärikus ühiskonnas. Sotsiaalteenuste nimekirjas on lasteaiad, koolid, ülikoolid, päevakeskused, rehabilitatsioonikeskused, eakate kodud, polikliinikud, haiglad ja palju veel. Nendes maailma piirkondades, kus riiklik abi on puudulik või ei ole üldse kättesaadav. Eestis oleme me väikesed, umbes 30 töötajaga esindatud 5 linnas: Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Tartus ja Võrus. Nendes toimuvad koguduse tööd igas vanusegrupile, kuid ka supiköögid ja sõltlastele mõeldud rehabilitatsioonikeskus Tallinnas. Samuti sotsiaalsed vajadused nagu riiete jagamine ja toiduabi. Me püüame olla avatud kogudusena iga päev, et me oleksime elav kogudus. Teate, minu kunagine pastor ütles, et koguduses peavad tuled põlema, et inimesed tuleksid ja saaksid osa Jumala armust. Mina olen täna päästearmee ohvitser, aga ei saanud selleks siin lähiminevikus. Olen ise olnud sõltlane väga pikka aega ehk 21 aastat, pööranud elu pahempidi endal, rikkunud kõik suhted ja olnud mees, keda keegi tunda ei taha. Aga Jeesus purustas ükskord mu uhkuse ja ma nägin, et Jeesus pole mingi pilt seinal või kujuke kapi peal, vaid kolmainu Jumal, kõikvõimas ja armastav Jumal, kellel on plaan minu elu peale ja ka sinu elu peale, kallis kuulaja. Kui sa oled vaevatud elumuredest, siis Jeesus kutsub sind enda juurde, isegi kui sa oled olnud kristlane 50 aastat. Matteuse evangeeliumist ütleb sõnad: tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane
ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja koorem on kerge. Jeesus tuli ju maailma päästma, aga ta tuli ka inimesi päästma teemonitest, haigustest, ebaõiglustest ja näljast. Samuti võime meiegi võtta eeskuju nii Jeesusest kui ka William Boothist, aidates inimesi nende vajadused. Ja lõpetuseks ütlen Williami sõnad. Senikaua, kui naised nutavad, nagu ka praegu, ma võitlen. Senikaua, kui lapsed nälgivad, nagu ka praegu, ma võitlen. Senikaua, kui mehed lähevad vanglasse, sisse ja välja, ma võitlen. Senikaua, kui tänavatel on vaene eksinud tüdruk, kui on kas või üks hing Jumala valguseta, ma võitlen lõpuni. Aamen. Aitäh, Renno, ja väga ilus luuletus tuli sinna lõppu. Siit edasi laulame ka ühe laulu. Renno, sina pead minema ja? Ja, me kahjuks minema vastu. Ma tänan selle osa eest, tema peab nüüd koju minema, seal oodatakse. Aitäh, et kuulasite. Aitäh, Renno. Nüüd on lauluks meil kuningate kuningas, austus, halleluuja. Siin Renno rääkis William Boothist, kes oli teinud või algatanud selle päästearmee. Eile, siis Booth töötas 13-aastaselt või midagi sellist, töötas seal pandimajas, kus ta puutus kokku nende inimestele, kes siis andsid endalt kõik viimase ka ära, et raha saada ja neil ei olnud pärast raha, et seda tagasi osta. Eile me käisime rehabilitatsioonikeskuses Living Israel ja seal meid võttis vastu üks noormees ja tema ütles, tema käis kasiinodes ja sinna viis siis kõik raha, mis tal oli ja niimoodi ta ennast põhja elas. Nüüd siis selle Living Israel rehabilitatsioonikeskuse abiga tema siis tuleb jalule ja nii ka päästearmee läheb tänaval, käivad otsimas inimesi, vaatamas, kas keegi vajab abi, et aidata neid jalule. Ja kuningate kuningas, austus, halleluuja. Kuningate kuningas, austus, halleluuja. Isandate issand sa, austus, halleluuja. Jeesus Messias, austus, halleluuja. Jeesus Messias, austus, halleluuja. Kuningate kuningas, austus, halleluja. Isandate issand sa, austus, halleluja. Jeesus Messias, austus, halleluja. Jeesus Messias, austus, halleluja. See oli selline juudi kristlik laul, mida siis lauldakse ja läheb kogu aeg tempokamaks ja siis tantsitakse veel kaasa. Täna mina seda tantsu ei oska. Ja nüüd on meil võimalik paluda ühiselt siis meie isa palve, mille Jeesus on meile ise õpetanud. Jääme palvesse. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistused. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meile ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.